Hallo. Tere tulemast aastasse 2026. Minul on aasta algus. Sinul on hea kuulaja vaataja peaaegu aasta algus, sõltub, mis hetkel sa seda vaatad. Saade, mida sa kuulad, on numbriga 365 ja see on 2026 aasta teine saade. Ma korra mõtlesin, et see on esimene, aga esimene, mida ma salvestan, aga teine, mis välja tuleb. Et üks sai juba detsembri keskpaigas paika pandud. Sigrid, tere tulemast ka sulle. Tere, Kris. Lendan sisse niimoodi tavaliselt ja tere ei ütlegi ja see on nagu tavaliseks osaks saanud, aga rõõm, et sa siin oled ja minu eelmine saade sai salvestatud tegelikult eelmise aasta numbris sees kuskil keskel ja ma olin peaaegu vist äkki 2,5 nädalat ilma salvestamata ja see oli mulle nagu veider kogemus, sest ma olen harjunud ikkagi enamus ajast ikkagi on saateid iga nädal või siis üle nädala on nagu mitu kahe korraga. See on hea aasta lõpu puhkus. Jah, salvestustest küll. Aga see on niisugune huvitav koht, ma arvan, et sinu töös võib sama asi olla ja sa saad kohe täpsustada ka ja rääkida, kas see vastab nagu tõele, aga minu puhul on nagu see, et see salvestus on naeruväärselt väike osa kogu sellest, mida me siis presenteerime nüüd hetkel kuulajale vaatajale YouTube'i vahendusel või audiofaili vahendusel, et see lõpp-produkt koosneb peaaegu 50 erinevast sammust. Üks on meil täna siin. Kõik muu toimub pärast seda, kui sa ära lähed. Just. Mida ma üksi teen siin enne. Et mõne mõttes jah, et salvestusi ei olnud, aga see digitöö ikkagi oli taustal ka jõuludel ja aastavahetusel ja igal pool mujal. Et paraku ei jõua kõik asju 1 või 2 või 3 päevaga ära teha, siis nad lihtsalt kuhjuvad ja mõne mõttes hajuvad nii-öelda laiali erinevale perioodile ja see on okei. Aga lihtsalt see on midagi, mida ma olen märganud, et ja ma arvan ka ettevõtjana olemiseks või ettevõtjaks olemine on üks väga suur erinevus verdes nagu palgatööga selle koha pealt. Et kui sa muidu palgatöölisena lähed teed oma asja ära, oled sa siis tublim või vähem tublim, pole vahet, teed sa ületundi või ei tee, et palju sa panustad, aga sul on ikkagi mingi raamistik. Ja sa lõpetad, sa lähed koju, sa tavaliselt seda kaasa ei võta. Kui sa just ei ole tippjuht või mingi juhtival kohal, siis osa asju ilmselt vastutusena tuleb sulle koju kaasa, eks ole, ja käib sulle kaasas. Siis sa oled nagu pool ettevõtja juba. Aga ettevõtjana sul on kogu aeg 24/7, oled nagu oma asjaga seotud. Nii on. Ja ei ole sihukest asja, et ma täna ei tegele või et ma hetkel ei viitsi, et sa saad küll ise manageerida paremini seda aega, millal sa mida teed, aga täitsa ausalt vahel mõtlen ja nii palju, kui ma olen kuulanud ja kuulnud ka erinevaid ettevõtjaid, väga paljud ikkagi jõuavad nagu oma ütleme, kogemuses sinna kohta, et nad ütlevad, et kui nad ei soovitaks kellelgi ettevõtjaks olemist. Ja just nagu sellepärast, et sa arvad, et sa tuled ära kohast, kus sul on raamid ja sul on rohkem aega teha oma asju, siis tegelikult sa oled palju rohkem tihtipeale tundides rakmes oma asjadega, kui sa oleksid võib-olla palgatöölisena. Ja sul töötab mõistus ju kogu konstantselt 24/7 erinevate asjadega, isegi kui su käed ei käi või minu puhul siis suu ei käi, siis mul mõistus ju töötab kogu aeg selle ümber, mida ma veel saan teha või tegema pean. Ongi, see on aja planeerimine ka, et kuidas oma aega planeerid. Aga mina soovitaks küll ettevõtlust, sellepärast, et on küll alguses raske, aga kui sa teed seda, mida sa armastad või mis sulle pakub rahuldust, siis tegelikult need asjad laabuvad väga kergelt ise ka. Kuigi peab tegema, eks ju, raamatupidamine, koristamine, pluss veel kõik muu mõistusega töö, nii et müük, turundus, kommunikatsioon, kliendisuhted, kõik asjad on kõik ühes. Üks töötaja ühes. Ja nii on. No võt, et tere tulemast siis episoodi, siukse avaloosungiga. Täna me ei räägi ettevõtlusest, selle mõttes pikalt sellise viisil, võib-olla see käib siit läbi võib-olla mõne korra veel, aga täna me keskendume jalgadele ja jalgade tervisele. Me oleme sellest varasemalt 2025 aasta jooksul vist ka korra
äkki 2025 aasta algus ja 2024 lõpp, mina enam ei mäleta nüüd enam täpselt detailselt, aga tegelikult sarnane saade on ilmunud ja miks mulle tegelikult meeldib rääkida samadel teemade erinevate inimestega on see, et erinevad inimesed toovad välja erinevaid asju. Ja mitte keegi meist ei näe ühte valdkonda või probleemi või lahendust nagu ühte moodi, alati on hästi mitu külge. Ja ma arvan, et see on ka see, mida kuulaja vaataja mõnes mõttes siit saab ja kui ta oskab seda hinnata, siis see on tema puhul see kvaliteedi koht või väärtuse koht, et ta saab lihtsalt erinevat perspektiivi, mis lõppkokkuvõttes annavad talle selle tervikpildi erinevatest pusletükkidest. Nii et ma panen vastutama sind, hea kuulaja vaatajaga selle ees, et konspekteeri kaasa, kui sul vähegi viitsimist ja aega on. Mina teen seda nagunii sinu eest, minu konspektid ja asjad leiad sa siit saate kirjeldusest. Aga soovitan sul ka kaasa teha, sest et minu kirja pandud mõtted on need, mis mind kõnetavad ja need ei pruugi olla need, mis sind tegelikult kõnetavad. Osad kindlasti, aga mitte võib-olla kõik. Aga hakkame pihta kuskilt. Tegelikult enne kui pihta hakkame, mul tuli meelde meil loosimäng ka. Teeme selle info ka ära. Me anname ära, Sigrid on otsustanud, et ta annab ära ühele õnnelikule tasuta jalahoolduse. Pluss ka siis vajadusel sobiv jalahooldusvahend. Jah, just. Ja osalemiseks lihtsalt tuleb sul nii nagu alati panna sellele videole siis pöial, like. Jaga seda mõne inimesega, kellele võiks antud sisu korda minna, pane see ta subscribe'i või mis ta eesti keeles on, siis telli YouTube'i nuppu ja kommenteeri näiteks, ma ei teagi, terved jalad. Ilusad jalad. Ilusad jalad. Teeme ilusad jalad. Ja võiti loosime välja juba 15 jaanuar ja täpselt nii lihtne see ongi. Et ega su muud rohkem teha ei tulegi ja vaja ei olegi. Aga tuleme nende jalgade juurde. Sa oled, esimene küsimus on üsna suke jõuline ja mõne mõttes hästi nagu, ma ütleks, brutaalne või suke toores fakt lataka vastu tatti, kes ei tea, siis ei tea üldse mitte midagi, sa võib teda nagu natukene hirmutada või heidutada või panna mõtlema, et kuidas nii ja aga sa oled öelnud, et jalad on üks esimesi kohti, kust erinevad terviseprobleemid välja paistavad. Nüüd see küsimus võiks nagu lahti minna veel nagu omakorda selline, miks sa seda väidad ja millised on need siis need esimesed terviseprobleemid, mis jalgade välja reeglina löövad või mis esinevad inimestel rohkemalt ja millele see viitab? No jalad, kui võtta kellel, mis number, jalanumber on, eks ju, kas on 36 või on 46, siis ta tegelikult kannab kogu seda keha, mis meil siis on kaasa antud. Ja millega võib-olla seda ära tunda lapseeas, kui ei ole võib-olla õiged jalanõud ja väga palju ka erinevate haiguste puhul, millega löövad välja jalgade deformatsioonid. Ja kuna meil on kogu keha ikkagi sünkroonis, siis jalatallad, põlved, puusad, selg, kael, pea, need kõik on tegelikult selles ühe joone peal. Ja kui kuskilt jalatallast hakkab mingisugune viltu käimine, viltu, jalatald on viltu või on seal lampjalg, neid on palju asju, siis hakkab keha kompenseerima seda vajakajäämist, mis on. Ja sellest ma arvan, me räägime hiljem veel täpsemalt, aga peavalud, seljavalud, puusavalud, kõik sellised asjad, mis löövad välja. Sa panin sõna kompenseerima. Kas ma eksin, kui ma julgen väita, et see ei juhtu niimoodi nipsust üle öö, et mul nüüd on lampjalgsus ei teki ka võib-olla nagu üle öö, see tekib ka mingisuguse ajaga, aga ma ei tea, mis iganes seal saab tekkida siis korraga järsku, et nüüd siis tänu sellele tekib ka kohe mul
mingi nii-öelda puudujääk, vaid see pigem on ikkagi pikaajaline keha poolt adapteerumine tänu sellele, mis on jalaga toimunud. Just, et see on aastate pikkune lõpp, mis siis lõpuks kuskil välja tuleb, ta hakkab tasapisi, seda alguses ei tunnegi, aga kui keegi väidab, et põlved valutavad, läheb arsti juurde ortopeedile, et ja seal on kulumine, puusades kulumine seljaga, seljalülid vajuvad, et tegelikult võiks vaadata neid jalataldasid. Aga see on pikk protsess. Mainisid lampijalgsust. Jah. Kas lampijalgsus on nagu nii-öelda omaette terviseprobleem jalgade seisukohast või haigus või ta on lihtsalt paratamatu eripärasus osadel inimestel? Ei, ta on ikka probleem, sellepärast, et sellest tekivad ka kõik need muud. Lülisamba nihestused, põlvedel probleemid, puusadel, ehk siis selle jaoks on ka omad vahendid, millega seda lampijalgsust siis toetada, et see jalatald oleks õiges asendis. See lampijalgsuse puhul on tegemist alapronatsiooniga? Jah, just, see tähendab, mul on siin üks niisugune jalakene. See tähendab seda, et sisekülg on vajunud alla ja tänu sellele, kui nüüd jala sisekülg vajub alla, samuti vajuvad. Hüppeliiges, sääreluu, põlveliiges, kõik ja see kõik mõjutab seda kogu meie skeletti. Ehk siis teisisõnu, kes võib-olla veel ei tea, siis jalavõlv on olematu. Jah, jalavõlv on madaldunud. Ja. Kas lampijalgsuse vastand on nagu ülepronatsioon, ehk siis inimesed seisab justkui rohkem nagu oma jala serval või siis välimise serval? Kas sa näiteks näinud jalgpallurite jalgasid? Olen. Neil väga tihti just karjääri lõpus on, siis tekib siuke nagu või nagu O-ovaaleine jalgadest. Jah, just nagu O-jalad, see on sellepärast, et täpsustan veel, on ristivõlvid ja on pikivõlvid. Ehk siis lampijalgsus, kui on see pikivõlv madaldunud, ehk siis sissepoole kaardu, räägime nii, et võib-olla kõik inimesed ka aru saavad, need meditsiinilisi termineid on ka päris palju, aga ja kui on väljapoole, siis hakkavad teistmoodi deformeeruma, ehk siis sellised O-moodi jalad ja põlvest lähevad nad teistmoodi liigesest välja. Aga mis seda tekitab just, et ütleme puhtalt jalgpallurite puhul, kas see on siis jalgpallijalad, mida nad kannavad? Jah, ja kõiki neid asju tegelikult nii lampjalgsust kui seda väljapoole jala deformatsiooni jalanõud. Kõik on jalanud ja neid, kui õigel ajal just lapseeas sellele saada nagu jälile, siis annab abivahenditega neid asju parandada ja korrigeerida. Jah, see on miski, mida, kui me räägime nagu jalanõudest, me tuleme selle juurde pärast tagasi ka veel, aga lühidalt öeldes, et see on miski tegelikult, mida vaadatakse mööda, millele ei mõelda. Mina ise ka noorena tihtipeale ei mõelnud selle peale, mis jala nagu võiks olla kuidagi jalale tervislikum või parem ja ma mäletan mingi periood isegi, kus ma kandsin mingid tosse, mis mulle jubedad meeldisid. Tegelikult ei väiksed mulle. Ja see tekitas jalgade varvastele kõverust, mida ma ei oodanud tol hetkel. Ja see mõtlesin tükk aega, et huvitav, kus see nagu pärit on, et nagu haiget ei ole teinud, aga see oli jälle pikaajalise kandmise tulemusel. Ma ei tea, kaua ma seda kandsin, need jalad, see võib-olla mingi aasta. Äkki vähem, aga mäletan jah, et see ma ei mäleta, et see oleks tekki, ma ei mäleta hetke või tekkis, aga mäletan mingi tekku ma avastasin, et aga kas ta arvab, et nagu viltu tahab veits minna. Loomulikult asendis, mõtlesin okei, siis ma hakkasin mõtlema, et ma väikse noorena nagu pubekana kandsin mingi periood ühte tossu, mis oli tegelikult väike mulle. Varbad adapteeruvad väga hästi ja kui vaadata nüüd minna tagasi ajas nõukogude aega ja naisterahvad, kes tahtsid endale ilusad kingi ja tollel ajal ju ei olnud väga palju saada või siis kui oli saada, siis võeti see number, kas või number väiksem või 2 numbrit väiksemad, peaasi, et oleks ilusad punased kontsaga kingad. Ja nendel siis praegune vanem generatsioon, kellel on väga palju deformatsioone just tänu nendele jalanõudele, mis olid väiksed, mis ei toeta
tänapäeval on väga palju erinevaid võimalusi jalanõusid osta, erinevaid. Ja üks asi veel, mida väga inimesed ei tea, on, et jalanõud peavad olema jalanumbrist vähemalt number suuremad. Ja aastate jooksul meil jalanumber ka suureneb. Aga mingi hetk jääb ikkagi nagu, tekib siuke platoo ja seisak. Ja, ta ei ole sama jalanumber, kui oli 18-aastaselt, ehk siis 45-50 aastaselt võib ta olla kuni 2,5 numbrit suurem. Mille pärast? Sellepärast, et kõik need sidemed, ligamendid, luud, kõik, mis liigub, see kulub ja kõik nad venivad välja. Ja lihtsalt tähes tahtmata nende luude ümber olevad lihased, ligamendid, mis hoiavad neid kinni, need venivad ja kuluvad. Ja siis nad ei hoia enam neid luid nii hästi kinni ja nad lihtsalt vajuvad. Kas nad vajuvad laiali, kas nad vajuvad risti, see kõik on igal ühel individuaalne, kuidas kellegil ta on läinud. Kas tekkinud vigastust kui sellist, pärast saame detailselt rääkida, aga üldiselt öelda, kas seal on alati nagu peab lähenema kirurgiliselt või on võimalik ikkagi midagi tagasi pöörata nii-öelda justkui nagu, et kui ma ei tea, ma olen näinud naiste rahvaste tihti on nendest kingadest on see suure varba kont, eks ole, nagu on mõnel välja. Et ilmselgelt on seda varvast painutatud selle ajaga läbi kingade. Kas seda on võimalik ravida ainult kirurgiliselt või on võimalik midagi teha, et ajapikku siis panna seda vastupoolse painutust tagasi ajaga, et ta läheks tegelikult otsaks? See nüüd oleneb. Okay. Kui ta nüüd on ikkagi väga palju, see oleneb, millise nurga all ta on moondunud. Aga kui saada alguses jagu või siis tuvastada, et see ei ole veel väga valutama, aga nad tegelikult teevad väga palju valu, siis erinevad jalatalla harjutused, ehk siis füsioteraapia, võimlemisharjutused, mida teha. Selle puhul need on hästi lihtsad, neid saab igaüks kodus teha. Ja kui ta on ikkagi läinud niimoodi, et need varbad on üksteise peal risti või ühtepidi või teistpidi, eks ju, siis selle valu ja kõndimise paremaks muutmiseks on operatiivne ravi. Aga ka seal peab jälgima seda, et peale operatsiooni kindlasti tuleb ka kasutada abivahendeid, mis aitavad hoida selle, sest mida vanem me oleme, seda aeglasemalt kõik luud kinni kasvavad ja paranevad, et kui ei toeta seda operatsiooni veel pärast, see oleneb võib-olla ka paar aastat, võib-olla ka elu lõpuni, oleneb, kui suur see operatsioon oli, aga nendega aitab toetada. Ja ka enne seda, kui juba näed, et hakkab vaikselt see kont välja tulema või kasvama suuremaks, on just sisetallad, mida väga paljud inimesed ka ei tea üldse, millised abivahendid on olemas. Aga sisetallad on need, mis siis tõstavad ristivõlvi. On pikivõlvi ja ristivõlvi toega. Aga kui tõsta seda ristivõlvi, ehk siis see on seal päka all ja päka all, kui hakkab see suure varba luu tasanduma ja vaikselt tagasi minema, sinna on veel erinevaid ööortoosid, päeva igasugused vahendid, mida varba vahele panna, mis aitab seda, sest varvad adapteeruvad väga kiiresti. Aga see võtab ikkagi aega, see oleneb, kui kaugel on arenenud. Sa mainisid valu. Võtaks kinni sellest just selle koha pealt, et millised probleemid on need vaiksed, ohtlikud, mis ei valuta alguses. Probleem on lihtne tuvastada, kui mul on valus. Aga kui mul valus ei ole? Kuju, jalalaba kuju, varvaste ongi, kui varbad muutuvad juba kõveramaks, sa näed, et kuskil või on
ta ikkagi annab natukene tunda valuna või ebamugavustundena, ehk siis kui sa kõnnid ja sa ei saa hästi nagu kõndida või ei lähe see kõndimine nagu hästi, kuigi valu veel ei ole, siis võiks vaadata need jalatallad ikkagi üle, sest et väga paljud üldse ei oskagi nagu mõelda, nad on harjunud, et neil on aastakümneid sellised varbad ja valu ka nagu ei tee, et aga mingi hetk, kui ta hakkab valu tegema, siis on see valu võib olla väga tugev. Nii et hea kuulaja, vaataja, pange siis rohkem tähele ühtepidi seda, kas on siis valu ja teistpidi kui ikkagi märkate, et midagi on, siis tasub kontrollima minna. Ma käisin kunagi noorena, kusjuures see oli 10 aastat pluss tagasi, ma arvan, võib-olla 10 aastat tagasi. Ja siis mulle ka, kes iganes see siis seal oli, keegi ortopeed tõenäoliselt. Ja siis ta ütles, et kui valu ei tee ja liikumist ei sega, siis pole midagi praegu teha. Ta läheb ajaga ainult hullemaks, et seal on mingi deformatsioon toimunud juba. Ja mingi hetk võib-olla on vaja lihtsalt, mainis nagu killu või kiilu väljavõtmist, et saaks otseks. Seda mõtlen, see on kirurgiline sekkumine. Aga ütles ka, kui valu ei ole ja ebamugavast ei ole, siis otseselt ta ei oska nagu väga midagi praegu sellega peale hakata, et niisma näppida ei ole mõtet. See ongi koht, kus kohas võib soovitada erinevaid abivahendeid. Ehk siis, kui sa näed, et sul on natukene varbad võib-olla mitte sellises sirges asendis, nii nagu võib-olla kunagi oli, aga nad valu ei tee, siis tasub minna kontrolli, tasub minna konsultatsioonist. Meil on Tallinnas väga palju erinevaid jalakabinette, kaasa arvatud siis minu kabinet, kus ma teen põhjaliku nõustamise. Ehk siis ma annan erinevad variandid, erinevad soovitused, mida võiks kasutada. Et väga palju teil ei olegi valu, aga see aitab natukene hoida seda, et ta edasi ei süveneks ja ka aja jooksul natukene parandada seda. Mis su koduleht on? tervisesalong.ee Viskame selle siia ekraanile teile ja minge vaadake, uudistage ja kirjutage. Tuleme siit edasi sellise teema juurde nagu mis on isiklik kogemus või mõne mõttes see esmašokeering, mis on siin ilmselt tänaseni siin nagu valdkonnas hoidnud mõne mõttes. Et aga mis on see kõige suurem selline üllatus olnud kogu selle teekonna jooksul, mis on siis seotud jalgadega ja võrdusmärgina siis üleüldise tervisega? No praeguseks hetkeks õena töötanud 37 aastat, küll erinevates kohtades. Olen elanud ka Soomes 15 aastat ja trauma- ja ortopeedia osakonnas. Ehk siis tegelenud erinevate traumade järgse parandamisega, ka ennetamisega nii laste osakonnas kui ka täiskasvanute poole peal. Kust ma sain idee teha jalakabinet? Ma olin perearstikeskuses tööl ja ma põlesin seal läbi. Ja tööpäevad olid pikad ja tegelikult seda tööd väga teha ei saanud, mida ma tahtsin. Ehk siis nõustamist, ennetamist. Mul oli väga palju diabeetikuid ja igapäevaselt töö diabeetikutega ja jalgadega. Seda ei olnud võimalik seal kogu aeg kontrollida, sest tegelikult peaks kontrollima diabeetikute jalgu. Ja ei olnud aega, kuna vastuvõtu aeg ei olnud nii pikk, et sa jõuad kõiki neid teha. Ma küll üritasin nii palju, kui sai. Ja siis ma leidsin ennast mõttel, et ma teen enda jalakabinetti, kus kohas ma saan anda inimestele võimalikult palju informatsiooni, ennetust, kuidas hoida jalgu, kõik võimalik tervisenõustamine, siis üldse jalad ja mida ta teeb või mida ta võib teha, eks ju, organismile. Kui inimene kuulab praegu ja vaatab ja oletame, et ta
tunneb, et ei taha tulla vastuvõtule või julge või on, ma ei tea, piinlik või ma ei tea, pole raha või mis iganes veel, siis mis võiks olla need 3 või 4 sihukest märki, mida võiks vaadata esmalt enda jalgade juures, et aru saada sellest, kas mul on siis super 5+ tublid terved jalad või mul on ikkagi seal 4, 3, 2, 1 või mingi probleem? Kõigepealt võib-olla võiks seista jalad kõrvuti ja tõusta päkkadele, kui seal tekib mingisugune valutunne või valuaisting ja samamoodi kandadele. Et teha sellist harjutust, et vaadata, kas on see jala liikuvus normaalne, et ei tekiks kuskil ei hüppeliigeses, ei kannas, ei varvaste juures, päka all kuskil sellist valutunnet. Teine asi on seisad jalgadega põrandal ja sealt sa ka kohe näed, kas on suure varba või mõni teine varvas natukene moondunud või teise suunda, eks ju, et ka sellega saab vaadata. Nii et ma arvan, et need on sellised kõige tähtsamad, mida võiks vaadata ise kodus. Aga mingid lihtsamad probleemid võib-olla näiteks, ma ei tea, et jalad all on kuskilt, ma ei tea, mis õige termin on, krobeline või ma ei tea, kuidas mõtleks seda, kare või nahk. No siis on juba naha probleemid, ehk siis neid on ka kuivad kannad, tekivad lõhed kandadesse, küünte värvi muutused, mis on nagu kõige sagedasem tegelikult üldse vaevus, et võiks vaadata neid küünemuutuseid ka. Mis tähendab küünevärvi muutused? Küüned võivad muutuda paksemaks, võivad muutuda kollakaks, rohekaks, hallikaks, isegi ka mustaks. Et sel juhul peaks kindlasti minema kuhugile kontrolli, kus kohas saab teha analüüsid vastavalt vajadusele, aga on väga paljud haigused, mille tulemusena ka küüned võivad pakseneda. Ehk siis inimesed enamus ajalt arvavad, et see on kohe küüneseen, mis ei pruugi üldse tõsi olla. Sellepärast, et väga paljud ravimid võivad tekitada küünte paksenemist ja väga paljud haigused võivad ka tekitada küünte paksenemist ja värvimuutust, struktuurimuutust, kõike seda. Ja kannad ja nahk, eks ju, sinna on erinevad koduhügieeni vahendid kreemitada, pesta korralikult, võib-olla koorida, on ka sellised erinevad vahendid, millega seda hoolda, aga kui need lõhed on juba sellised, et nendest ise kodus jagu ei saa, siis tasub ka ikkagi tulla, sellepärast, et teatud haiguste puhul on need väga ohtlikud. Milline need viia võivad siis? Diabeedi puhul need ei parane. Me räägime vist hetke pärast sellest diabeedist ka natuke rohkem, aga ja üldse, need tekitavad valu kõndides ja kui nad veritsema hakkavad, need haavandid ja või need kannalõhed, ütleme, siis on ju väga ebamugav käia. Sealt võivad minna sisse igasugused bakterid, pisikud, tolm, praht, mustus, sest jalad on ikkagi vastu maad. Isegi kui sul on kingad jalas. Aga mis sa arvad inimestest, kes käivad palju jalu? Näiteks just selle mustuse kontekstis ma mäletan selgelt, et kui ma Austraalias elasin, seal on tohutult palju jalukultuur. Oli tol ajal ja ma arvan, et see ei ole tänasi muutunud. Et ei olnud imelik näha, ma ise seda küll kunagi sellise viisil harrastama ei hakanud. Mõned korrad võib-olla sai proovitud pulli pärast, aga et inimesed käisid isegi autoga sõites ja asfaldil ja kaubanduskeskustes palju jalu. Seal on nii soe palav. Selles ei ole midagi halba. Võib kõndida, peaasi, et sa pesed pärast korralikult jalad puhtaks, võib-olla kreemitad, sest et kuiv õhk, kuum õhk ka kuivatab väga palju. Ja kui nahk on korras, siis palun, miks mitte. Samamoodi võib käia kõrgete kontsadega, kui ka teeb natukene valu, aga keegi ei keela sul kasutada erinevaid jalanõusid või paljajalu.
lihtsalt sa pead pärast olema, või sa pead olema teadlik, kuidas pärast taastada või kompenseerida seda jala heaolu nagu hiljem. Mul tuleb meelde mingi selline mälestus, et ma ei tea, kas see oli Austraaliast või Eestist või ma arvan, et see vabalt juhtu ka Eestis on ja see ei ole üldse seotud Austraaliaga, aga ma olen vist kogenud palju jalu käies kuuma asfaldi põletust. Niimoodi õrnalt vaata, et nagu ei saa aru ja siis mingi hetk, kui lõpetad käimis jõuad kuskile tuppa, kus on jahe põrand, siis tunned nagu, et tallad on nagu hellad ja siis lööbki mõni vill kuskil pärast. Et see päikese kuumus on siis kütnud selle asfaldi kuumaks ja siis asub sinna peale. Et kas ütleme, sellistel olukordades tuleks seda, ilmselt oleks loogiline vältida üldse sellisel viihile nagu nii kuuma nõues, aga et kas siis tõesti selliste lihtsamate asjade puhul aitabki siis pesemine, kreemitamine ja lihtsalt jalgade kui juba on tekkinud vill ja tugev punetus, siis sinna tuleb kindlasti panna ikkagi ravimid peale. Aga kui neid nähtusi veel ei ole, siis lihtsalt üldhoolitsus on see, mida tegelikult tuleks järgida. Et tegelikult sa ikkagi tunned, kui sa astud kuuma asfaldi peale, kas või korraks, et mingi asi on. See vill ja see punetus, see tekibki hiljem. Ja kui sa tunned, et oli korra valus, siis tasub jälgida seda, sest et jalatalla nahk on suht paks, et ta ei ole selline nii, nagu on meie kehanahk. Ja kui see vill läheb sinna sügavale, siis tegelikult ta paraneb väga pikka aega. Ja siis on valus kõndida ja kui see vill katki läheb, et ta oleks puhas ja seda ei soovitata tegelikult üldse lahti teha, et ta paraneb ise selle pealmise naha all, kui see vill sinna sügavamale tekkis. Aga sellised asju tasub vältida, sest et pärast on kõndida väga valus ja pikka aega. Aga tuleme selle diabeedi juurde. Räägime korra sellest diabeedist ja ma vahepeal tuletan ka meelde, et meil on loosimäng, kui sa tahad seda tasuta jalahooldust pluss siis jalgade vajadusele sobiv jalahooldusvahend või vahendit endale saada, siis osalemiseks lihtsalt pane like, kommenteeri, jaga ja pane ka siis telli nuppu, ehk siis saaksid edaspidi ka neid episoode kuulata ja loosi võitja selgub juba 15. jaanuar siin samas YouTube'i video kommentaariumis, nii et kui sa kuulad episoodi ilma videopildita, ehk siis kuskilt audioplatvormi, näiteks nagu Spotify, siis palun ole hea. Seal vist ei saagi kuskile kommentaari kirjutada, aga et ole hea, siis koli ümber korraks YouTube'i ja tee seal see samm ära ja sa osaled. Tuleme diabeedi juurde. Esimene küsimus on kohe nagu see, mis vihjab, ma arvan, kogu sellele, võtab kokku kõik see asja kokku ilusti ka, aga et miks on diabeedikute jalad üldse eraldi maailm? Ja kas on veel mingid haiguseid, me ei pea nüüd kohe sellest rääkima hakkama, aga paralleelina tuua ja siis jätkata diabeediku jalgade peal, kas on veel mingid haigused, mille puhul saab öelda, et see on nüüd selle X haiguse jalg ja on samasugune nagu sügavam maailm nii-öelda? Jah, on diabeetikud, reuma, reumatoidartriit, mis tekitab väga tugevalt varvaste deformatsiooni ja on veel kolmas, mis on psoriaas. Ehk siis kui psoriaas on teada-tuntud nahahaigus, aga teatud juhtudel, kui on reumatoidne psoriaas, ehk siis läheb liigestesse ja ta võib ka minna küüntesse. Ehk siis see tähendab seda, et küüned paksenevad umbes 6 aja jooksul selline peaaegu sentimeeter ja millest nad paksenevad lihtsalt. Päris jõhker kogus paksenemist. Ja nad on väga valusad, sellepärast tulebki nendel ka iga kuu lihvida neid küüsi õhemaks, et nad saavad paremini kõndida. Aga nad teevad väga valu. Ja reuma on üks teine, kus kohas siis varbad tõesti lähevad üksteise peale risti-rästi ja see on üks selle haiguse kulg. Ka sõrmeliigesed ja käed, eks ju, ta on üldorganismi haigus. Aga diabeet, miks ta on maailma omaette? Diabeetiku jalad peavad olema hooldatud ja korras. Ehk siis kuna nende jalatallad on tihti peale vähese tundlikkusega, ehk siis nad ei tunne, nad ei saa aru, kui tekivad mingisugused haavad. Ja kuna vereringe on seal väga aeglane, siis need haavad ei parane. Kõige rohkem amputeerimisi,
sihuke kole sõna välja öelda, ongi tegelikult diabeetikutel. Sellepärast, et nende haavad ei parane. Hakkab väikesest haavast, satub jalanõu sisse mingi väike kivi, mis hõõrub naha katki, tekib haav, nad ei tunne seda, sest neil ei ole üldse valus. Ja kui nad ei märka, kui nad ei kontrolli, siis see läheb suuremaks. Ja siis on juba väga raske, sest et me liigutame, me kogu aeg kõnnime. Me kasutame jalgu tegelikult füüsiliselt rohkem kui käsi, sest et kui me läheme poodi, kui me läheme õue, kui me läheme tualetti, ükskõik kuhu, siis me kasutame jalgu palju rohkem. Ja diabeetiku puhul ongi just see, et nad peavad alati kontrollima, enne kui nad panevad jalanõu jalga, et seal ei oleks mingit kivi, mingit tükki. Ei tohi nad paljajalu kõndida õues, rääkimata siis, üldse paljajalu, aga ka toas peavad olema sokid jalas, et ei tekiks mingisugune tugev leivapuru, mis võib sussi sisse minna, et see võib tekitada tõesti väga pikka aega ravitavaid ja mitte ravitavaid haavandeid. Ütleme nii, et üks, millega ma ka tegelen, on diabeetilised haavandid just jalgadel. Eks ju, et neid korras hoida ja natukene leevendada, et nad paraneksid. Kas see mittetundlikkus nendel jalgadel tekibki tänu sellele, et tal on diabeet, ülekaalulisus või mis seda põhjustab seda, et siis nagu... Jaa, tekibki selle insuliini, insuliin on see, mis seda veresuhkrut nagu teeb, aga jalgades olevad närvid, kõik need tundmused, tundekohad, need lihtsalt madalduvad. Ehk siis lähevad alla, et nad jalad allad ei tunne nii nagu tavaliselt. Sa tunned kohe, eks ju, kui sa astud mingi terava otsa peale või terava kivi peale, et oi, valus on. Nemad ei pruugi seda üldse tunda. Tundes seda, kuhu peale astud, ma siin jõulude ajal, oli vist äkki 24. Laps läks magama, siis me panime öösel kingitusi kuuse alla ja ma tassisin siis teist toast, kui sa tuppa tulid, sa nägid, see väike trepp on seal, seal nagu garaaži pealne poolkorrus, tegelikult teise korruse läheb siit üldse, siis sealt tulin, tassisin mingeid asju ja kinke ja karp oli käes suur. Ja siis naisel on seal valge kummud, meie peal oli mingisugune suur klaaspurk, kus on mingid käsitöö, mingid, need samad puu, mis on see kaldale uhutud puu. Neid oli hästi palju neid ja ma jäin kinni sinna karbiga, ei näinud, pime oli ka veel. Ja tõmbasin selle puruks kildudeks. Killu tegid kõik trepi peal ja siis põrandal ja ma astusin killu peal niimoodi, et ma sain täpselt astudes, tundsin, et läksin killule peale, väike kill, see ei olnud nagu mingi suur. Astusin peale, tundsin, et valus oli ja siis suutsin mööda astuda sealt ja vaatasin, et midagi juhtungi, et nagu vedas. Ja minut hiljem täiega verd tuleb lihtsalt. Just. Ja oligi mingi ütleme sentimeetrine haav suure varba padja all ja päris tükk aega nägin vaeva sellega, et seda kinni verd saada, ta ei jäänud kinni sealt. Et sina tundsid, eks ju, seda valutorget, aga diabeetikud üldiselt või kellel on see tunne alanenud, ei tunne seda. Ja võt siis kui nad ei märka, nad ei vaata ja seal see veri jookseb, nad ei tunne valu. No, tema puhul oleks olnud see klaas ilmselt ka sees täitsa. Ma nagu peatasin selle sammu. Ja siis see tähendaks nagu kõige kehvemal juhul võib-olla 6 aega jalg püsti asendis, et sa ei liiguta üldse seda jalga. Et kui sa tahad, et see paraneb ära, see ei ole võimalik. Eks ju, inimene peab käima tualetis ja oma muid toimetusi tegemas. Et tavainimene tunneb selle valutorke ära või selle torke aga kui nemad ei tunne, nad ei tea, vanemad inimesed, kes võib-olla elavad ka üksinda, eks ju. Et ja kui nad ei tunne midagi, nad ei oska ka kaevata näiteks perearstile, et tal seal midagi on. Nad ei pruugi seda üldse tähelegi panna. Siis tekivad. Päris keeruline. Jah. Päris jube ja õudne kohad isegi. Ma hakkan mõtlema, et sa nagu enda teadmata tegelikult võib olla väga hull olukord juba. Et sellepärast nad peavad alati kontrollima, et ei oleks midagi jalanõude sees paljajalu mitte kõndima, et ennetada seda, et ei juhtuks midagi.
aga mõtlen, nagu mind huvitab just see pool, et okei, kas on teada ka võib-olla selline, minu mõistus tahab teada seda kohe väga detailselt, aga kas on teada ka mingi piir, kust maalt ma võin öelda, et ahah, nüüd mul on oht olla, mul on diabeediku jalad, aga veel ei ole. Et kas see on nagu... Seda kontrollitakse endokrinoloogi juures, tehakse testid, mis näitavad ära jala tundlikkuse. Ehk siis seda kontrollitakse. Kui sul on diagnoositud diabeet, siis tegelikult käid sa endokrinoloogi juures, kes siis on just selline õige arst, kes teeb need erinevad testid ja kontrollib neid jalataldasid. Aga kui sinule tuleb nüüd keegi, kes ma ei tea, enda teadmata ei ole diabeedik, see on võib-olla algusstaadiumis võimalik, aga mingi hetk enam ei ole, aga oletamata ei tea seda. Kas sina ju ei tegele selle toitumisega muu poolega, vaid sa suunad edasi siis inimese poole, kes sinu koostööd teeb või kuidas see lahendus nagu leitakse mingile probleemile? See oleneb nüüd, mis probleemid seal jalgadel on. Et kui ma ikkagi näen, et seal on lõhed, mina ei diagnoosi ei pane, mina olen õde, mina seda teha ei saa. Aga ülekaalulisus ja kui jalad ja kannad on juba sellised halvas seisukorras, ma küsin alati kõigi käest, kas teil on mingi süsteemne haigus. Üldiselt nad teavad. Osad ka ütlevad, et nad on jälgimisel, see prediabeet ehk siis eeldiabeet, kontrollitakse veresuhkruid ja kellel siis mis ravimid on või siis mis muud haigused neil on, sest ma alati küsin, sellepärast et see on hästi oluline üldse panna seda raviplaani paika. Need, kes ei tea, ma alati räägin, ma kogu aeg räägin, ma küsin, et saada rohkem infot, kas siis tervisemurede või millegi kohta, aga kui ma näen, et need jalakannad on ikka sellised või siis küüned erineva asja tagajärjel siis läinud kas paksemaks või muutnud värvi. Et sellest ma saan juba väga palju ise informatsiooni ja vajadusel saan suunata edasi. Kuna ma töötan eriarstiabikliinikuga koostöös, siis meil on seal olemas endokrinoloog, meil on seal olemas kirurg, ja paljud muud arstid ka, ortopeed on ka millalgi tulemas, kellega siis saab ka samamoodi nõu pidada ja konsulteerida. Okei, päris kompleksne. On olemas 2 täiesti erinevat tüüpi inimesi maailmas. On neid, kellel meeldivad kehakarvad, kelle rind on nagu mets, kelle kaelne alg kasvab välja üks suur võsa ja ütleme, see kubeme piirkond elab lihtsalt oma elu. Aga ära muretse. See on täiesti okei. Ja siis on neid, kellel meeldib täiesti sile, karvutu ja ufolik mõnus keha. Mina olen üks nendest. Ja kui sina oled ka üks nendest, kellel meeldib sile, karvutu keha, siis ole hea, pane nüüd hästi hoolikalt tähele. Turul on juba mõnda aega IPL-tehnoloogial põhinevad karvaemaldusseadmed, aga see konkreetne toode siin kasutab meditsiiniekspertide poolt heaks kiidetud turvalist IPL-tehnoloogiat, mis on loodud pikaajalist tulemuste saavutamiseks kodustes tingimustes. Tootja andmetel on esimesed nähtavad tulemused märgatavad juba pärast esimest kasutuskorda ja kliinilise taseme tulemused on naiste kogemuste põhjal saavutatavad umbes 3 nädalaga. See seade töötab karva kasvu juurest, aitab ennetada sisse kasvanud karvu, vähendab lööbeid ja kühme ning asendab igapäevase raseerimise ja kitkumise. Sile nahk isegi kõige intiimsemates kohtades. Ja kui võrrelda laseriga vahatamise või raseerimisega, siis erinevus on tegelikult väga lihtne. Ei ole põletustunnet, ei ole kõrvaltoimeid, ei ole kliiniku külastusi ega oote järjekordi ja ühekordne kulu, mitte eluaegne kohustus. Euroopa keskmiste iluravi kulutuste põhjal võib tähendada see 10 000 eurode säästu sinu rahakotile. Oluline punkt, see on valutu, see ei tekita ärritust, see sobib ka väga tundlikele piirkondadele ja 4. on see sobiv näost alates kuni intiimsemate piirkondadeni välja. Sama ettevõte pakub tegelikult ka LED-valgusmaski, mis on mõeldud näonaha taastamiseks ja noorendamiseks. Samuti peatab see vananemisilminguid ja taastab naha pingul oleku vaid mõne seansiga. LED-valgusteraapiat on kasutatud dermatoloogias tegelikult juba aastaid. See põhineb teadusel, mitte ilutrendidel. Mask
aitab vähendada peeneid jooni ja kortse, rahustada aknest tingitud põletikku, ühtlustada nahatooni ja võimendada kollageeni tootmist. Kõik see vaid 10-minutilise seansiga, toetades naha loomulikku uuenemist ja tasakaalu. Uuringute ja kasutajakogemuste põhjal võib öelda, et 95% inimestest märkas kortsude vähenemist, 78% koges vähem lööbeid, 77% nägi pigmentatsiooni olulist vähenemist ja 93% inimestest tundis, et nahk muutus säravamaks. Ja kui sina otsid ka teadusel põhinevat, päris elule tuginevat ja kodusele mugavusele toetuvat lahendust nendele probleemidele, millest me siin praegu rääkisime, siis need 2 toodet võivad olla just sulle. Seega, kui siin see kõnetas, siis ole hea, külasta nahakeskus.ee ja vali endale sobiv toode. Aitäh sulle, et sa vaatasid ja jätkame saatega. Jaa. Peatume sellel psoriaasil ja reumal korra ka siis uuesti. Ma mainisin mõlemat, ma ei tea, kummast sa alustada tahad. Reuma. Teeme reuma. Ka üks väga selline piinarikas haigus, ütleme nii, sest et seal on kogu aeg valud. Valud liigestes ja nad saavad hästi palju erinevaid ravimeid ja väga paljudel juhtudel tegelikult ei hakata ka operatsiooni tegemast, et moonduvad uuesti tagasi. Aga nendele on tõesti väga head abivahendid, näiteks kui on just see suure varba kont, halluksvalgus on selle nimi, eks ju, moondunud, siis tegelikult ma võtsin siin kaasa paar sellist erinevat abivahendit, ehk siis sellised silikoonist, see on üks väike osa ainult, sest igale ühele on erinevad sellised vahendid, mida siis panna sinna, et hoida seda, et ta ei läheks sügavamaks või ei süveneks. Samuti... Aga silikon on nii pehme, kuidas ta seda suudab ära hoida? Hoiab, ilusti hoiab ära. Et neid on erinevaid. Siin on veel näiteks teise varba peale pandavad, eks ju, et tegelikult ta hoiab ära selle, et ta ei lähe sinna vastu sellele teisele varbale, millele siis on nagu mõeldud, et nad ei hõõrduks. Väga palju tekivad selle hõõrdumise tagajärjel, kui on näiteks reuma varbad ja reuma diagnoositud valulikud konnasilmad, mis tekivad sinna varvaste vahele. Ehk siis väga palju käib just nendega, et neid eemaldada, aga kuna need varbad kogu aeg hõõrduvad üksteise vastu ja nad on kogu aeg niivõrd üksteise küljes kinni. Eriti jalanu sees. Jalanu sees ja neil on ka muidu, sest et reumal ongi, need varbad võivadki olla vot sellised, eks ju, et need on ainukesed asjad, mis aitavad natukene leevendada ja vältida seda, et need konnasilmad sinna nii tihedalt ei teki, ehk siis nad ei oleks valutavad. Nad võivad tekkida, aga need abivahendid aitavad seda ennetada. Ja teine asi, mis väga paljudel ka reumahaigetel on sellised varbad, mis lähevad võt niimoodi. Neid nimetatakse haamervarvasteks. Ehk siis, kuhu hakkavad tekkima konnasilmad, on varba otstesse, sellepärast, et need varbad võtavad, võtavad vastu, eks ju, selle pinge ja tekivad paksendid varba otstesse, sellepärast, et nende varbad on kogu aeg niimoodi, kuigi nad tegelikult peaksid olema nii sirged, eks ju. Ka nendele on eraldi sellised varbaeraldajad, mis aitavad natukene alt varbaid sirgeks hoida, sirgena hoida ja peal on selliste aasadega, mis siis lükkab siit poolt, et ta natukene võtab seda pinget maha. See aitab leevendada nende valulikku kõndimist ja see, et ei tekiks väga palju neid valulikke konnasilmi, paksendeid, kõike, mis selle järel tegelikult see, kus kohas, siin on näiteks see päkk, eks ju, ja siin on kand. See, kus kohas võtab vastu, tavaliselt on need välisküljed, päka välisküljed tekivad sellised paksendid või siis paks nahk ja sinna alla siis hakkavad tekkima aja jooksul need konnasilmad. Ehk siis, kui seda vältida sisetallad, mis tõstavad näiteks seda ristivõlvi, see aitab leevendada, see muudab ka kohe varvaste kuju. Et kui ma näitan inimesele,
kui ta mul on toolis ja jalad on minu poole ja kui ma näitan talle, et kui ma rusikaga niimoodi seda ristivõlvi tõstan, siis tegelikult varbad kohe muutuvad sirgeks. Nii et kõik on näha, et kuidas moodi muutuvad ja kuidas need abivahendid aitavad tegelikult leevendada neid, sest et... Aga ei pööri ümber? Ei, reuma puhul enam. Kui sa jõuad võib-olla reuma alguses ja tead, kuhu pöörduda, et hoida seda, see aitab hoida vähe pikemalt neid tugevaid deformatsioone ära. Näitan sulle pärast. Mul on tunne, et see on midagi, mida ma võib-olla peaks kandma. Jah, neid on veel erinevaid, aga vaatame üle. See tundub ebamugav muidugi. Väga mugavad. Tegelikult on ka. Minul endal... Kuidas te jalanu sisse mahub üldse tegeb? Mahub, saad kohe proovida hiljem ka. Minul tegelikult on selline, sest meil kõigil ristivõlv madaldub, sest me kogu aeg kõnnime, kellel pikivõlv natukene võib-olla muutub, aga enamus inimestel ristivõlv, ehk siis see päkaalune võlv muutub. Ja mina mõtlesin endale täiesti ennetavalt sisetallad. Ma nägin, et mul natukene nagu need varbad ei ole päris sirged ja see on täiesti loomulik aastakümnetega ja sa ikkagi kasutad. Aga ma tunnen, et kui mul on see väikene suure varbakont, mitte väga palju, aga on ja nüüd ma olen kasutanud neid taldasid ise selline 6 aega ja ta on läinud paremaks. Ta on läinud sirgemaks. Ta ei teinud mulle haiget, aga teatud puhkudel oli tunda. Palu ei tee, aga on tunda. Ja samamoodi sellist varbavahet ka kasutan. See on jah, siis kuna mul ei ole mingit väga suurt probleemi, aga lihtsalt vaadata, et kas ta tegelikult muudab, sest kõik asjad, millega ma tegelen, ma ise proovin enda peal ära. Lihtsalt sellepärast, et vaadata, kas ta toimib ja kuidas see tunne on. Kui ma panin sisetallad jalga või saapa sisse, millega ma iga päev kõndisin, siis tegelikult teisel päeval hakkas mul selg valutama. Ja ta valutas mul umbes 4-5 päeva. Mida see sisetall teeb? Kui ta tõstab ja balansseerib need jalatallad, mis tegelikult on kõik kogu meie skeleti ja luudega seotud, ta tõmbas need paika kuidagi õieti. Säärelihased olid valusad, mis on normaalne, et ta kuidagi paneb paika need asjad. Ja praeguseks enam ei ole seljavalu. See oli 4-5 päeva, kui ma tundsin, et midagi on valesti. Väga mõnus on kõndida, sest ta toetab hästi seda jalatalda. Et need sisetallad on, ma pakuks välja, et peaaegu igaühel võiksid nad olla ja et ennetada tulevikus tugevamaid probleeme. Tundub, et sisetaldade kandmine, võib-olla üldse jalgade teemad, aga et sisetallad küll ma olen kogenud kunagi klienditeeninduses ka, kui ma olen saanud vastava mingisuguse algbaasi koolituse ala- ja ülepronatsiooni kohta ja taldade kohta ja siis ma nägin, et inimesed väga tundsid piinlikkus, kui neile soovitati sisetaldu, et see alati ei olnudki probleem, vaid see oli minu poolt ka ennetuslik mõnikord ja siis seda huvitav näha, et inimesed pelgavad. Kardavad, piinlik, häbi ja väga paljud ei tule üldse sellepärast ka isegi probleemsete jalgadega, varvastega, et neil on piinlik. Ja see ei ole koht, kus kohas tunda piinlikkust. Sellepärast, et need jalad saab palju paremaks. Ükskõik, kas seal siis on mingisugune muu haigus või on seen või on varbad viltu ja valesti. Kõiki neid asju annab leevendada, kellel juba on. Et tõesti, see ei ole koht, kus tunda häbi või piinlikkust, sest et sa saad palju kasulikku enda jaoks ja mõtlen, need väiksed jalad tegelikult peavad meid kandma elu lõpuni. Psoriaas, just. Psoriaas on üldjuhul selline naha haigus, kus tekib selline roosa ketendav nahk. Nagu lööve?
jah, aga Eks ta on laiguti ja selline tugev, mis siis naharakud tekivad hästi kiiresti juurde, et ta ei jõua puhastada. Üldiselt ju naharakud uuenevad selline 28 päeva tagant, kellel kuidas, eks ju, tuleb see vanad surnud naharakud maha, aga sinna jääb kõik ja kuna ta paljuneb nii kiiresti, siis ei jõua tagasi vana ära tulla. Ja samamoodi, kui ta lööb küüntesse, ehk siis küüne struktuur muutub, nad muutuvad selliseks rabedaks, paksuks, mõnikord ka väga tugevad, ehk siis neid annab lihvida maha, aga see on ainukene võimalus, kuidas vältida valulikkust kõndimisel. Et lihvida maha need küüned, lõigata nii palju, kui saab ära lühemaks ja siis jälle 6 aja pärast jälle, sest et need tõesti paksenevad. Mul on päris mitu klienti, kes käivad just küüsi niimoodi lihvimas. Ja muidu ka jalatallad, eks ju, psoriaas on neil keha peal mujal, eks siis kuhu tekib kõige rohkem küünarnukid, peanahk, eks ju, põlveõndlad, sellised liikuvad kohad. Siis võib ka jalatalla all olla, aga psoriaasil on ka väga palju erinevaid alaliike. Ehk siis, kes minu juurde on jõudnud, on ka pulmopustulaarne psoriaas, mis siis on selline mädavilliline, tekib peopesadele ja jalatallale. Et ka seal on erinevad variandid, kuidas moodi seda puhastada, hoida ja millega seda vähendada. Okei. Kas psoriaas on seotud sinu arvates ka toitumisega? Täiesti. Täiesti seotud toitumisega. Mis seda soodustab? Ehk siis millist toitu tuleks vältida? Ma võin rääkida oma kogemusest, sest minul endal tekkis see samane pulmopustulaarne psoriaas kuskil 6 aastat tagasi või 7 aastat tagasi ja ma ei teadnud ka alguses, mis on, aga õde nii nagu ma olen, ikka proovin ise teha ja otsida neid variante ja siis ära ei kadunud. Ja ma mõtlesin, et okei, et ma lähen käin nahaarsti juures ära, et võtavad proovi ja vaatavad, mis see siis on. Et mis ta siis täpselt on, et midagi seal on. Ja arstid võtsid analüüsi ja pulmopustulaarne psoriaas, et see on teil pärilik ja sellest te mitte kunagi lahti ei saa. Ja ma küsisin, et kus moodi pärilik, et mul kellegil ei ole suguvõsas olnud mingit sellist haigust ega tea, et oleks nahaga mingi probleemi olnud. Ja mina siis ei olnud nõus sellega, natukene võib-olla niisugune vastuhakk ka, aga ma jätsin ära oma menüüst gluteeni, suhkru, valge suhkru ja tollel hetkel ka piimatooted, sest et ma ei teadnud, mis seda põhjustab. Ja pool aastat võttis aega, kui see kadus ära ja siiamaani pole tagasi tulnud. Kuigi ma nüüd juba natukene ikkagi seda gluteeni ja suhkrut ma väga ei söö, aga gluteeni ikkagi vahest harva tuleb tahtmine. Et ma pigem arvan, et toitumine on üks see, millega saab leevendada neid psoriaasi tunnuseid, kui sa saad alguses pihta, kui tekivad esimesed sümptomid. Et tasub proovida kõike selliseid asju, sellepärast, et saame määrida kreemi küll, see on ka üks asi, aga tegelikult algab seest ja väga palju lugenud kirjandust erinevat ja soolte-põletik, eks ju, mis tekitab tegelikult kõiki igasuguseid naha peal olevaid ekseemid, allergiat, ka sellised asjad, nii et tasub vältida seda gluteeni, sest meie toit ei ole enam nii puhas, nii nagu ta oli aastakümneid tagasi. Toitumise taga on väga paljud terviseprobleemid. Jah. Aga see on nii nagu nende saate alguses rääkisime jalahaiguste pikaajalise tekkega, siis ka toitumisega on probleemid, mis tekivad pikaajaliselt, ilma et saaks aru sellest, kui lõpuks lööb välja. Et on siuke kaval varjatud teema, need haigused. Kui tihti peaks inimene käima
oma jalgu kontrollimas, ütleme, keskmine eestlane, keskmine inimene, kellel on äkki terved jalad, kes võib-olla ei tea, ei tunneta probleeme oleks, siis on riskigrupi inimesed. No riskigrupi inimesed kindlasti diabeedikud korra kuus, kellel on reumahaiget või siis need, kellel on reuma, kui nad saavad endale abivahendit, siis vastavalt vajadusele, eks ju, kui on vaja midagi muuta või vaadata või juurde pakkuda, eks ju, nende varvaste valu ja leevendamiseks psoriaasi küünet korra kuus kindlasti, aga tavainimene, ta võiks ikkagi käia kontrollimas ära. Väga paljud käivad pediküüris. Naised rohkem, mehed vähem. Et ka tegelikult mehed võiksid käia pediküüris ja seal saab kõike väga palju paremini vaadata, eks ju, et mis seal võib olla või mis ei ole. Aga kui sa ei tunne, et vajadust on ja saad ise kodus hakkama, kuidas küüsi lõigata ja võib-olla selle raspliga, millega siis neid kandasid puhastada või pimpskivid, kellel mida kodus on, sellega puhastada, kui sa tunned, et su jalgadel on hea, siis sa ei pea tulema. Aga kui sa tunned, et kuskil nagu natukene võiks teha või kuskil on mingit ebamugavustunnet või kand on kare, siis ja ise ei saa hakkama sellega, siis võib kindlasti tulla. Eelmisest saatest samal teemal toodi näide, kuidas on kuuldud jutte ja nähtud mehi kasutavad liivapaberit. Olen ka kuulnud. Olen kuulnud. Päris rets. Maamehed väga julged võtavad käia käiaga ja liivapaberiga tõmbavad kannad puhtaks. Aga samamoodi... nahk on ju nii õrn, et kuidas sa nagu nii kareda asjaga lähed sinna seda nagu lõhkuma niimoodi? See ei ole enam õrn nahk. Et sellised võivad olla, et paksendid, mida tõesti võib käiaga võtta. Ei soovita, ei üldse mitte, aga lihtsalt... Aga et saab nii-öelda võtta ilma, et veri väljas oleks? Jaa, aga ma arvan, et ise ikkagi ei saa niimoodi seda teha. Ja teine asi on see, et lõigatakse ka küüsi sellise käiaga või viiliga, sellepärast, et enam ei hakka mingi muu asi peale. Paraku. Päris karm. Üks halb harjumus, mis teeb jalgadel iga päev kahju, mida me kõik või suurem osa inimesi teeme? Võib-olla küünte valesti lõikamine, mis võib tekitada küünte sisse kasvamist. Kuidas on valesti lõikamine? Küüsi peab lõikama sirgelt. Mitte kaardus? Mitte kaardus, sellepärast, et siis on need küünenurgad kasvavad selle üle küünepadja. Ja see on see, et need ei kasva sisse. Nii kui sa lõikad nad kaardu, siis olenevalt jalanõust, kui sul on väga head jalanõud ja varvastel on niimoodi ruumi seal, ei pruugi kasvada sisse. Aga kui nad on kitsas keskkonnas, siis on väga palju, kellel kasvavad sisse. Samamoodi ka nende sisse kasvanud küüntega haigused, paksenenud küüned, psoriaas, mis ka tegelikult kaarduvad just niimoodi hästi sisse. Ja jalgade hügieen, ehk siis jalgade pesemine, igapäevane pesemine, et siin ei ole, et ma pesen korra nädalas või korra kuus, et tegelikult jalgu peab ikka seebiga pesema iga päev. Minul oli sisse kasvanud küüs. See sama põhjusel. Räägi kogemust. Ma lõikan kaarega. Lõikan tänaseni, aga ma ei tea, mul enam sisse kasvanud küüned oleks. Ma näen seda nurka sealt nahapadja vahelt siis. Küünevälli vahelt. Jah, ma näen seda nurka ja ma saan seda käeridega nagu ma saan ligi sinna. Ma mäletan, et noorena oli, kui sisse kasvanud küüs oli, siis saan, see on hästi valus ja hästi põletik oli, ma käisin arsti juures sellega veel, pandi mingid spetsiaalsed pulbrid, mis tõmbas seda nahka nagu eemale sellest koha, punetas nad, täitsa nagu paistis enne nii-öelda. Ja mul oli valus, mäletan. Enam ei ole valus, aga ikkagi lõikan kaardus, naine lõikab otse. Siis ma mõned huvitav, et kas peaks hakkama ka nagu harjutama? Tasub lasta kasvada selle nurgale ikkagi välja. See on turvalisem, sest et ta näeb nii veide välja see sirge lõige kuidagi, no ikka tahad võtta nagu näpomast. Aga sa võid natukene võtta viiliga selliseks ümaramaks, et ta pea olema niisugune
90 kraadi täisnurk. Tema teeb seda, ta võtab viiliga natuke nurkased ära. Natukene nurgad ära, siis on ta pehmem ja on mugav, ei tee kuskilt haiget, aga need sisse kasvanud küüned on väga valusad. See ei ole üldse mõnus teema, võin kohe öelda. See ei ole üldse hea teema, kui ta oli mu noorena, see oli väga, väga ebameeldiv ja valus. Okei. Aga mis on mingi hea harjumus, kes ütles jalgu tuleks pesta iga päev, see on üks hea harjumus, aga veel, mida võiks tegelikult iga inimene teha, mis võtab olematu ressursi nii ajaliselt kui ka siis, ma ei tea, mis iganes muult panuselt. Jalalaba harjutused. Näiteks siin istudes praegu, kui sa paned pastapliiatsi sinna varba alla ja hakkad tegema harjutust varvastega, tõstad seda pastapliiatsit ülesse. Hästi hea harjutus, eriti need, kes istuvad tööl. Ja vahepeal, kui püsti tõused päkkadele ja tõused kandadele, see paneb lümfitööle, liigutab lihaseid, parandab verevarustust jalgades ja need harjutused tegelikult neid saab kogu aeg teha. Ükskõik, kas seisad bussipeatusest, tõused varvastele ja kandadele või siis kui istud, võtad see pliiatsi võtmise harjutus on väga hea, et see ei võta ei raha, ei mitte midagi ja töö ajal saad teha seda kogu aeg. Okei. Laste tervis ja laste jalad. Peatume korra sellel ka. Ma ei tea, mis vanuses sa tahad seda asja nagu katma hakata siin, olgu siis väikelapsed või teismelised, aga räägime hügienist, jalanõudest, mida sa soovitad ja üleüldse laste jalgade tervisest. Alustame võib-olla koolilastest, sest et nendel kodus lapsed on natukene või lasteaias teistmoodi. Kui on koolid, lapsed, pikad päevad koolis ja need jalanõud on küll sellised vahetusjalanõud, mida nõutakse, aga ka need on sellised moodsad, tossud, kinnised jalanõud enam jaolt. Kotad. Ja mis siis tegelikult on 8-10 tundi olenevalt päeva pikkusest jalas ja kui need jalanõud ei ole jalgadele sobivad, ehk siis kui need varbad on seal niimoodi hästi kitsas keskkonnas, kõige rohkem, mis on, tekib sisse kasvanud varbaküüsi ja neid on lastel päris palju. Lastel, noortel, täiskasvanu eas ka samamoodi ja ei osata lõigata varbaküüsi, ehk siis lastel ka see, et ei tea, kuidas varbaküüsi lõigata ja siis, kui nad lõikavad ise, eriti noormehed seal 13, 14, 15, kes tahavad väga iseseisvad olla, et nad lõikavad just kõik need kaared, need nurgad ära ja lõikavad liiga sügavalt, siis on kinnised jalanõud ja kolmandaks jalgade hügieen, et nad ei taha pesta jalgu ja kui sealt nüüd siis see küünenurk natukene seda nahka katki õõrub ja tekitab väikese haava sinna ja need jalad on pesemata ka, siis tekibki mingisugune pisik sinna ja tekitab põletiku. Ja seda pärast, ja siis nad ootavad selline kuu aega, et äkki ikka läheb üle ja ega nad ei taha siis ka väga pesta, sest et see on valus, nad ei taha puutuda. Ja siis, kui minu juurde jõuavad, siis on ikka juba sellises staadiumis, et ma pean saatma kirurgile. Ehk siis operatsiooni käigus korrigeeritakse, seda võetakse ära. See mitte kogu küüs, vaid minimaalselt ikkagi, et selline küüneserv, et ta saaks korralikult kasvada ja siis ei tekitaks enam seda sissekasvamist. Muidugi, varbad on kõigile erinevad. Kellel on natuke tontsakamad, kellel on natukene laiemad ja vastavalt sellele ka tegelikult peaks vaatama need jalanõud. Ehk siis, et nendel varvastel oleks ruumi ja kinniseid jalanõusid ei soovita küll koolis kanda või vähemalt sellised, kus sa saad vahepeal need varbad ikkagi välja võtta ja mul on endal lapselapsed, kes ka väga tahavad moekad olla ja sellised tossud nagu teistelgi on, et peavad olema. Aga see ei ole koht, kus kohas nüüd väga selle moega kaasas käia, et seal tuleb pärast palju probleeme
ja see on väga pikk protsess, kui sisse kasvanud varbaküüned hakkavad paranema mitu kuud, enne kui ta lõpuks ära paraneb ja korda saab. Ja ta peab ikkagi jälgima kogu aeg. Teine asi, mis lastel on väga palju soolatüükaid. Ehk siis soolatüügas on HPV viirus, inimpapilloomviirus, elus viirus, mis tuleb kontaktnakkuse kaudu. Ehk siis kuskil põrandal võimlad, duširuumid, mis koolis on, ujulad, saunad, kõik sellised kohad. Kui ta nüüd seal põrandal kellegil on selline soolatüügas ja oma palja jalaga seal käib, siis see viirus võib seal püsida 3 nädalat. Ja kui keegi tuleb jälle natukene, võib-olla on nahk katki või keha või organism on vastuvõtlikum, ja vastuvõtlikum siis selles mõttes, et kui immuunsüsteem ei ole tugev, tavaliselt need, kellel on nõrgem immuunsüsteem, on ka rohkem vastuvõtlikumad. Et alati kasutada desiainet, lapsed, kes peavad käima koolis, kohustuslikus ujumas, võimlemistunnid, kõik sellised asjad, sest et neid põrandaid ja neid minu arust isegi ujulaid väga ei desinfitseerita, ma võin eksida, aga väga palju on neid ja kuskilt nad ikkagi alguse saavad. Mina olen trennis käies siis ühisendes saunades ja pesuruumides kasutama viimastel aegadel rohkem saanud neid plätusid. Mul juba see mõte tundub rõve. Ise sinna palli jala kasutades käib läbi nii palju inimesi erinevaid. Kindlasti omad plätud jalga. Ükskõik siis, kas laps, täiskasvanu, kas sa lähed spaasse, ujulasse, koolis, oleneb kui palju saab, eks ju. Ma kuskilt kellegi patsiendi lapse käest kuulsin, et nad ei tohi kasutada ujulas vahetusalatseid ja mina ütlesin sellele lapsevanemale, et uurige nüüd täpselt järgi, et see ei saa olla keeld, et laps ei tohi oma jalanõusid kasutada. Ma loodan, et nad said vastuse, et võib ikka kasutada. Aga desiaine, eks ju ka, et enne kui minna kasutada jalgade desiainet, mis kaitseb ka nahka igasuguste nende nakkuste puhul, mis seal kõige rohkem on, soolatüükad, täiskasvanud väga palju ei võta vastu, lapsed on rohkem sellised, kes võtavad, aga seened, jalaseened, küüneseened ja küll nendel seentel meeldib seal saunas olla, kus on soe ja niiske ja kui sa lähed sinna paljajalu, võib-olla kuskil küüs näiteks lõigatud natukene liiga sügavalt, tekib selline väikene mikrohaavakene, liigutad seal oma varbaid, saad ilusti selle seene sinna küüne alla, ta ei pruugi ju homme, ta ei tule välja, vaid 3, 4, 5, 6 kuud enne, kui ta hakkab seal lõpuks siis paljunema ja siis, kui ta muudab värvi see küünenurk, siis on alles juba see, et näeb, mis seal võib olla. Et see on pikk protsess samamoodi. Aga kindlasti kasutada jaladesi ja omad plätud, nii lapsed, ükskõik siis kuhu ühiskondlikesse kohtadesse te lähete. Need moeröögatused, mis pannakse jalga lastel, on minu lapsel nüüd tekkinud. Ta on 7, läks just kooli. Kroksid või? Ei, õnneks seda ei ole, aga lihtsalt need tava nagu jalanõud, mis on need paksu tallaga, mingid kõrgendustega, kõik see kitsad, mingid need liistud. Et enne seda ta oli mul barefoot. Peaaegu et sünnist saati. Jalanõud alati valisime võtaks ruumi igati pidi ja mul tundus see barefoot hästi mõnus ja endale tundub ka. Mul endal ei ole, aga ma olen mõnud osta. Mis sinu arvamus barefoot jalatsetest on? Jaa, need on mugavad, need on varvastele väga head. Mõni inimene lihtsalt ei kannata, et ta on nii madal, ehk siis, et kand on madal, aga sinna saab osta ka kanna kõrgendused juurde ja iseenest need on väga head jalanud. Et mõni inimene on selline, kes ei kannata, et tal kand ja et kannas peab olema väike kõrgendus, on mugavam võib-olla kõndida, et sinna saab sellised silikoonist, sellisest materjalist on ka kanna kõrgendused, mida panna, nii et see on väga, väga hea. Plus ka põrutuse vastu enne. Just, sellepärast, et kui sul see kand on madal ja see kogu aeg põrutab seda, siis sinna võib jälle tekkida see kurikuulus kukekannus, eks ju, mis teeb ka ikka väga tugevat valu. Aga
varvaste jaoks on need barefootid väga-väga head. Siis peab ikkagi ära ostma, proovima. Jah, ja just jalgade tervise osas. Et varvastel oleks ruumi. Ma panen laadima telefoni. Ja siis tuleme Cold Plasma juurde. Jep. Räägi mulle sellest, et mis asi on siis Cold Plasma ja mida see tähendab ja hakkame kus pihta. Enne kui sa vastad, ma teen lihtsalt meeltuletuse, et kui keegi tunneb huvi mõne sinu teenuse vastu, siis tervisesalong.ee on see, kuhu minna. Ja minge uurige, vaadake, mis seal kirjas on, mis seal võimalik teha on. Kirjutage ja võtke siis ühendust, sest et ega ma saan ka pärast siin teada, kui sa mulle otsa vaatad korra, äkki ma peab tulema vastuvõtule. Ja. Ma olen mõelnud selle peale, aga jälle sama koht, et ei ole julgenud. Üks pool ei ole julgenud, sest et ei taha otsa vaadata sellele, mis võib-olla mis on ikka ma alati mõtlen ju seda hullemat varianti, mis kõige tulla võib on iga vastuvõtuga niimoodi, ma arvan. Ja teine pool on kuidagi see, et aga nagu mis seal siis on? Ta on vaatame üle ja saad targemaks ka, eks ju, et mis seal on vaja teha. No võt, aga Cold Plasma? Cold Plasma ehk siis külm plasma on üks selline aparaat, mis tekitab õhu reaktsioonil plasmakiire. Ta läheb hästi sügavale naha sisse, milleks ta minul on ja milleks ta hea on. Ta hävitab 99,9% seentest, viirustest ja bakteritest. Seda kasutatakse, enne kui jala teemadele on ta tulnud väga palju kasutatud nahahoolduses siis bakteriaalse akne puhul, ehk siis näohoolduseid. Ta parandab seda, hävitab neid baktereid. Mina kasutan küüneseene puhul, ehk siis kui ma näen, et on tugev küüneseen või ükskõik milline küüneseen. Ja soolatüükad, ehk siis viirused samamoodi. Väga tõhus on ta ka herpes, ehk siis ohatis eesti keeles ja vöötohatis, mis on väga valus, mis tuleb siis keha peale ja võibki tulla ülakeha, nagu terve selg, külg, kõik, et on selline ohatise tüüp, mis on ka väga-väga valulik. Ja see plasma siis aitab kiiremini ära parandada selle ja hävitada seda viirust nii herpese kui soolatüüka ja seente ja bakterite puhul. Mina kasutan teda veel sissekasvanud varbaküüne puhul, ehk siis kui on põletikus. Kuna ta läheb väga sügavale ja ta parandab vereringet nendes haavades ja teine, mis on diabeetilised haavandid, mille puhul ma seda kasutan, sest et ta aitab parandada seda vereringet, ta aitab parandada neid kudesid ja toob selle ainevahetuse kudedesse tagasi, mis aitab siis paremini parandada neid haavasid. Mul on üks ratastoolis meesterahvas, kellel tekkis lihtsalt selline survehaav, kuna tal see jalg ei liigu, eks ju, ratastoolis ja kogu aeg oli selle ratastooli ühe külje vastas ja tekkis ütleme üks selline nii suur niisugune haavad sinna, millega ei saanud väga-väga aeglaselt, tal ei olnud diabeeti, aga väga aeglaselt paranes. Nii et temal, nüüd ta on mu juures käinud niisugune 4 korda, ehk siis augustist hakkas käima ja nüüd on ta poole väiksem, see haavand, ja ta on kuiv, ehk siis ta ei ole enam märg, ehk siis on sinna kuiv koorik peale tulnud ja ilusti ära paranenud. Et natukene veel ja saab selle naha ilusti korda. Et selline hea aparaat, mida tasub jalakabinettides olla, kui on sellised asjad. Mis on sinu töös üldse või kogemuses olnud sellised kõige suuremad läbimurded, mida sa oled saavutanud ja tunned, et see oli kurat väljakutse, aga sai tehtud? Kui õigel ajal
sissekasvanud varbaküünega, et kui ta on natukene põletikus, ehk siis ma tamponeerin, see tähendab seda, et ma panen sinna küüne alla väikse tampooni, puhastan ta ära ja teen selle plasmaga, siis tegelikult on võimalik paari nädalaga ilusti see korda saada, ilma et ta peaks minema operatsioonile. Ja kui nad järgivad siis minu juhiseid, ehk siis korralikult pesta, millega pesta, haavapuhastus, kõik see kodune, mina teen suurema töö ära salongis või siis oma kabinetis, aga ülejäänud on ikkagi kodus vaja teha. Ja kui sa kodus teed kõike täpselt nii, nagu peab, siis sa saab sellega ilusti teha. Et päris mitu sellist sissekasvanud varbaküünega noormeest, kes on saanud ilma operatsioonile minemata korda. Et ta aitab see plasma ja kõik need kodused hooldused väga hästi. Ja ka küüneseene puhul olen näinud küll pikemaajaline protsess, 8 kuud umbes, aga korra kuus peab käima ja puhastamas, lihvimas kõiki neid küüsi ja kodus kasutama kõiki neid küüneseene vastaseid vahendeid, aga tulemused on päris head. Me oleme täna rääkinud sellest ennetusest niimoodi nagu pisteliselt. Ja ma olen pannud see küsimuse ka, et miks ennetus ei ole Eestis veel normaalsus. Tahad sa seda kommenteerida nagu selle nurga alt, et kas see vastab üldse tõele ja miks see ennetamine on nagu selline asi, millega ei taheta tegeleda, aga tegelikult see, mulle tundub, et see on iga valdkonna kohta peamiselt. Või peaaegu, et see ei ole ainult selle jalaga seotud, et tegelikult on ju kõigiga. Me ei tegele enne, kui on probleem käes. Jah, sest meid võib-olla ei teavitada, me ei oska küsida ja selle jaoks on ka sellised teavituskanalid, et inimesi teavitada, et on ennetavaid meetodeid ükskõik millises valdkonnas. Tervis on see üks suurimaid, eks ju, et lähed siis arsti juurde, kui sul juba midagi viga on, aga väga palju saab ennetada ükskõik siis millise tervise või kehaosa või haiguse suhtes. Aga on jah väga vähe teadlikkust inimestel, kuhu pöörduda. Et on ju olemas küll neid jalakabinette ja tehakse neid asju, aga inimesed ei oska võib-olla pöörduda sinna, et nad ei tea, et seal selliste asjadega üldse tegeletakse. Ja võib-olla ongi see, et midagi mul teeb nagu haiget, aga ma ei saa aru, mis asi see on. Perearst ka ei oska öelda, eks ju, et ma ei tea, võtke valuvaigistit või midagi või kõndige või võimelge, aga midagi täpsemalt ei öelda, ei räägita. Et see ennetamine ja see tervise edendamine tegelikult on ka minu üks suur prioriteet, et anda inimestele teada, kui on midagi, milliste asjade puhul võiks tulla, mitte ainult jalad, sest ma teen ka õe vastuvõttu, eks ju, et koostöös siis selle eriarstiabikliinikuga ja et teada, kuhu tulla. Isegi, ja see peab paika, et ei ole rumalaid küsimusi, küsige, uurige oma laste, oma emade, et väga palju vanu inimesi on ka jäetud unarusse. Võib-olla siis perekonna poolt, sugulaste poolt, et vaadake üle, küsige, kas teeb midagi muret, ükskõik siis kus, et ja jalgades või põlved või puusad või mida iganes, et nad jõuaksid ja nad saaksid abi. Kui inimene tuleb vastuvõtule, oletame esmakordselt, siis mis see protsess nagu seal on? Teete see alguses ja mis hetkest on see koht, et ma tulen hirmuga vastuvõtulus, ma tean, mul on valus ja tehakse haiget või kas üldse seal tegelikult valu kogetakse sellisel viisil või seal on väga harva valu, sest ma üritan ikkagi teha ilma valuta ja kui ma näen, et tõesti, sest valu lävi on kõigil inimestel erinev. Seda ei saa öelda, et on või ei ole, et kellel on rohkem, kellel on vähem, aga ma üldiselt proovin teha ilma valuta
Ja kui minu juurde tulla, siis kõigepealt vaatame jalad üle, et mis seal on. Ma põhjalikult nõustan, mida ma näen. Ja ma olen aus, ma räägin täpselt seda, mida mina näen. Kes kuidas vastu võtab, see on, eks ju, inimese, aga üldjuhul ikkagi inimesed saavad aru, et et tegelikult nii ongi. Ja nüüd, kui vaadata neid jalgu ja kui ma seda ristivõlvi natukene liigutan ja tõstan, et on küll hea tunne, et palju tugevam on jalatalal. Ja vastavalt sellele ma teen protseduuri, küüned, küünenahad, kannad, nahk, kõik asjad, mis on vaja teha, need ma teen ka korda iga hooldusega. Ehk siis mitte ainult, kui on küüned paksenenud, et ma teen ainult küüned, vaid ikka kogu jala. Täisteenus. Kas haigekassa on midagi, mis toetab ka seda või see on kõik eraisiku taskust läheb tegelikult ikkagi lõpuks kinni? Et kas nüüd jääb asi, et kas inimese võib jääda asi nagu finantside taha või siin on süsteem, mis seda toetab ka? Praegune süsteem toetab diabeetikuid. Et diabeetikutel on kabinetid, kus kohta saavad minna, aga sinna ei saa minna näiteks reumahaiget ja ehk siis diabeedikabinetti. Mina teen kõike ja mina teen ka osaliselt perearsti saatekirjaga. Ehk siis saab tulla saatekirjaga. Kuna ma olen tervishoiuasutus, ehk siis Terviseameti loaga, sellel aastal peaks tulema nüüd uued hanked. Ma loodan sealt ka saada endale Tervisekassa lepingu, ehk siis siit läheb asi natukene lihtsamaks inimeste jaoks, et nad saavad tulla oma eriala arsti saatekirjaga ja saab need jalad korda. Loodame, et see saab. Ma loodan ka, et ma ausalt öeldes uudiseid ei loe juba pikemat aega, sest et nüüd ma ootan, millal siis Tervisekassa juht valitakse ja kas valitakse. Eile õhtul vaatasin televiisorist aastaennustusi ja küll seal oli parajalt skandaale tulemas, nii et vaatame ja loodame, et ikkagi kõik need hanked tulevad välja ja et need saab. Ja väga palju olen käinud ka kodudes, kus kohas vanemad inimesed ei pääse, ehk siis koduvisiite. Et vanemad inimesed ei pääse lihtsalt liikuma enam kodust. Kui nüüd siin eetris öelda, küüned on sellised 5 sentimeetri pikkused ja lihtsalt ei saa enam kõndida selle pärast. Nii et päris karm. Et vaadake oma emasid, isasid, vanaemad, vanaisad ja kui on võimalik, siis võtke ühendust. Ma mõtlen, et tahaks nagu midagi praktilist anda siia inimesele lõppu ka veel, et me rääkisime jalgade pesemisest, nendest hoolitsemisest ja kreemitamisest ja ohumärkidest ja jalanõudest rääkisime. Aga on sul veel midagi praktilist anda, mida võiks, mis võiks iga inimese kodus jalahooldusvahendite seas olemas näiteks olla ja see võib vabalt olla midagi, mis sul endal tegelikult müügis ka on? Kreemid tegelikult, mis hooldavad nahka. Diabeetikutele esiteks on, mis kaitsevad nahka, sest et need kreemid on spetsiaalsed, mis tekitavad niisuguse kile sinna peale, et ta natukene tugevdab seda nahka. Aga kõik võiksid kasutada jalakreemi sellepärast, mis on, kui kodus tahad ise natukene ja mingit probleeme pole. Jalakoorijad, mis annavad väga mõnusa tunde. Jalashampoonid on spetsiaalsed, nii antibakteriaalsed kui väga hea lõhnaga puhastavad väga hästi ära kõik need küünealused ja kõik need küünevalli ääred, eks ju. Ja kreemid vastavalt siis lõhnale või maitsele, et on erinevaid, aga see tekitab tegelikult väga hea tunde, kui sa saad ära koorida oma nahad, et sellised jalakoorijad on täitsa olemas, nii nagu kehakoorijad. Kas täitsa spontaanne küsimus, kas sokk saab ka vale olla või?
ma olen märganud, et mõned sokid on hästi tugevalt tõmbavad varbad kokku. Jaa. Vahet pole palju neid peseb, palju neid kant on aja jooksul, ta nagu ei veni üldse laiemaks. Siis osad sokid on hästi nagu kuidagi siuksed nagu... Puuvillasokid, ikkagi naturaalsed materjalid, sünteetilised on. Ja kusjuures nüüd selle sokiga tuli meelde, et väga paljudel vanematel inimestel on need kompressioonsukad või kompressioonsokid, põlvikud sellised, mis ka väga tugevalt suruvad need varbad kokku, aga kuna nad peavad neid igapäevaselt kasutama, siis see on ka üks asi, mis neid varbaid seal hoiab niimoodi hästi-hästi üksteise ligi. Aga naturaalsed materjalid, puuvill, mis venib ilusti ja püsivad need varbad seal ilusti soki sees, nii nagu on neil nagu mõnus olla. Sigrid, mis sa öelda tahad veel? Hoolitsege oma jalgade eest, sest tegelikult tõesti nad peavad meid kandma elu lõpuni ja nad kannavadki, nad on tänulikud, kui nende eest hoolitsetakse. Ehk siis täiesti elementaarsed asjad, pesemine, hellitamine ja see annab neile hea tunde ja nad kõnnivad teiega koos edasi. Kui keegi tunneb huvi, siis tervisesalon.ee on see lehekülg, kuhu tuleks minna ja ennast kirja panna, broneerida, helistada, kirjutada, uurida, lugeda. Ja ega mina ei oska midagi see soovitada, see mõttes, et hoidke ennast ja mina ei tea, saage oma hirmudest üle. Jaa, saage hirmudest üle, sest et see ei ole üldse mingi hirm ega mingi häbi, vaid sellega teete endale karuteene. Jah, aitäh sulle, et sa tulid jagasid. Ole lahke ja mul on rõõm, et ma sain natukene teavitada võib-olla inimesed. Ja need teemad on alati nii huvitavad, ma ei ole nagu mingi jala spetsialist ega mingi fetiši, mul ka ei ole otseselt jalad vist meeldivad üldse mulle kehaosades kõige vähem. Aga ma arvan, paljudel on võib-olla niimoodi. Aga huvitav on kuulata ja rääkida sel teemal, kui ma saan aru sellest, et seal on olemas mitmed väga olulised või olulisuse pidepunktid, mis tegelikult mõjutavad väga pikaajalist inimest ennast ja inimese tervist. Olgu ta siis jalg või tervis või olgu see seksuaalsus või toitumine või, et need on huvitavad teemad ja jalgadest nagu vähe räägitakse. Räägitakse vähe ja võiks natukene rohkem rääkida, võiks teada, kuhu suunata, kui on mingisugused probleemid, näiteks perearstid või eriarstid küll teavad, eks diabeetiku puhul, et kuhu saata, aga samamoodi reuma puhul ja reuma haigetele on väga palju vahendeid, mida teha. Mul oli üks selline vanem proua, üks sükene näide, kes natukene võib-olla ülekaaluline oli, aga ta kukkus. Ja ta murdis ära oma reieluu ja ta oli 4 kuud toas. Ja ta ütles, et nüüd, kui ta minu juurde tuli, siis ta oli saanud juba terveks ja kõndis küll kepiga, aga ilusti tuli jalahooldusesse ja ta ütles, et alles siis ma sain aru, kui mul ei ole jalga, kui ma ei saa kuhugile minna, isegi üksinda väga hästi nagu tualetti, et siis sa saad alles aru, kui tähtsad tegelikult jalad on. Et see peab täiesti paika. Sa võiks mulle pärast soovitada mõnda teist arsti, keda sa tunned äkki või spetsialisti. Näiteks ma olen tükk aega mõelnud, et mõne ortopeediga oleks päris äge vestelda või üldse mingi kirurgiga oleks eriti mõne nagu vestelda. Nii et kui sa kedagi tunned, siis äkki on võimalik ka tema siia tuua. Aga ma tänan ka sind, hea kuulaja, vaata, et sa vaatasid ja kuulasid ja loodan, et sa osalesid ka loosimises ja loodan, et loosiõnn naeratab just sulle, kes iganes ennast ära tunneb seal ja seal lõpuks selle saab. Ja egas muud ei olegi. Ilusat alanud aastat ja loodetavasti siis saad sellel aastal oma jalad terveks või siis suudad hoida oma jalgu tervena, kui kuulad, mida siin täna räägiti. Ilusat uut aastat ja kohtumiseni. Jah, tšau. Tšau.